Suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Tere, armas Epp! Tere, kulla Marge! Mul on nii hea meel, et me siin kohtume. Ja jätkuvalt, mul on kõikide saatekülalistega, mul on nii hea meel ja see on täiesti siiralt hea meel. Ja nagu mul on ka kombeks, ma hüppan tavaliselt kohe teemasse. Et mul olekski selline küsimus sulle esimesena, et sa oled olnud nüüd üle 10 aasta suuremas pildis. Et selline nagu sa oled, ma saan aru, et sa juba sünnist saati juba 24 aastat, aga see on hea kompliment. Aga et mis sul viimase 10 aastaga võib-olla sinu enda jaoks on kõige rohkem sinus endas muutunud või mis muutus sa märkad üldse ühiskonnas? No ma tahaks alustada sellest, et tänaseks ma olen ju üle 11 aasta nüüd teinud juba koolitusi ja need inimesed või ütleme, kui naised, kes on jõudnud minu nagu sellisesse armastuse ruumi läbi koolituste, siis väga paljud on tulnud küsima, et mida sa oled endaga teinud, et jõuda sellisesse kohta. Siis ma olen neile kõigile öelnud ausalt ja seda võib minu ema kinnitada. Ma sündisin sellisena. Ja ma olen olnud hästi selline eneseteadlik, ma olen olnud alati hästi selline koloriitne kuju, ma ei mahu kuskile raamidesse, mul on alati olnud hästi enda tõde ja minu vanemad, nad ikkagi nägid minuga kordades rohkem vaeva kui minu õe Jaanika või venna Marekiga. Ja mida ma olen näinud on see, et olles autentne, täpselt nii nagu mina olen, ma ei ole sobitanud siia ühiskonda, ma olen loonud endale enda maailma, kus ma tunnen ennast kõige paremini. Ja see järjest rohkem ma tunnen seda, et minu maailm ongi nagu, see on nii kõrge sageduslik ja see on nii huvitav ja minu päevas on kogu aeg nagu, kõik on hästi. On keerulisemaid kohti olnud, aga ma ei jää sellesse kinni, ma ei lähe sellesse ohvrienergiasse, ma ei hakka ennast aletsema, vaid ma tõstan käed üles, ma ütlen, aitäh universum selle õppetunni eest, aitäh, et sa näitasid mulle neid kohti ja ma lähen sirge sellega edasi ja veel teadlikumalt. Ja ma julgustan nagu kõik inimesed, täna hommikul ka, et mul on üks hästi armas sõbranna, me rääkisime üle poole tunni juttu sellest, et kui keerulised on täna inimeste elud, kui keerulised on täna inimeste suhted ja viimased riismed on praegu, tehke oma silmad lahti ja ma näen ka seda, et naised enam ei lepi. Mehed enam ei lepi. Ja lõpuks ometi oleks ju tore, kui me saaksime kokku sellise kaaslasega, kes ei tühista meid, kes ei vähenda meid, kes austab, kes hindab, kes imetleb. Ja nii naine mees kui mees naist. Et me tuleme siia maailma kõik kogema armastust. Ja mina ütlen ausalt, et minu maailm ongi hästi uuga-puuga ja ma ei oleks pidanud üldse siia maa peale tulema. Nagu päriselt. Aga kui ma nägin, nagu mis siin korda, nagu mis siin justkui ma olen nagu näinud seda mingites oma nägemustes ja mingites rännakutes, et see energia, see sagedus, mida mina ise endas kannan, see on nii teistsugune. See on nii teistsugune ja see äratab inimesi ülesse. Ja siis ma olengi mõelnud, et ma tulin siia väga kindla missiooniga. Ma tean peensusteni ja kui ma natukene selles veel kahtlesin, siis aasta 2021, kui ma olin väga raskelt haige, ja mul oli kopsutromb ja ma olin peaaegu siit minemas, siis ma käisin ära oma hingekodus ja kõik need 5 tarka istusid seal laua taga ja ütlesid, kas nüüd või mitte kunagi. Ja ma ütlesin, et olgu, ma lähen tagasi. Nii tore, et sa tulid. Just. Kas sa oled ka nõus, et me oleme praegu ka maailmas üleüldiselt muutuvas ajajärgus, kus enam mitte töötavad suhted ei saa jätkuda või nad lähevad lihtsalt kas väga konfliktseks või siis liiguvad hästi sellises uinunus olengus, kus potentsiaal jääb täielikult avaldumata? No mina ütlen kõikidele inimestele, teil on üks elu. Teil on üks elu. See sinu kingitus, et see sinu hingekirjakood, see on nagu kõikidel nii ainulaadne. Ja on ju pimedust rohkem kui valgust. Ja täna seda valgust, seda tuleb ainult kogu aeg juurde, aga palju väiksemas koguses kui seda pimedust.
Ja kui sa oled läinud nagu enda teele, siis see pimedus, läbi nende inimeste, nende olukordade, ta ju kogu aeg tuleb ja testib, ta kogu aeg tahab lükata sind sellesse pimedusse tagasi. Ja on selliseid teadlikemaid hingi, kes jäävad kindlaks iseendale. Ja nad loobuvad kas oma suhtest, oma tööst, mingitest keerulistest olukordadest, et minna ikka sellesse valgusesse. Ma loodan, et need kuulajad, kes kuulavad sinu podcasti, et nad saavad sellest maailmast aru, sest hakata seda seletama nagu hästi nagu peenkoeliselt, siis meil lihtsalt saate aeg saab otsa. Aga jaa, sul on õigus ja ma olen sellega täiesti nagu nõus, et see vana maailm on täna kokku kukkumas ja kokku varisemas. Ja ainus, mis jääb, on südametasand. Ja need, kes on mõistuse tasandil, nende elu muutub veel keerulisemaks ja veel raskemaks. Et märgake märke. Ja, ma olen täiesti nõus ja ma loodan, et mõistavad õiged inimesed, kes peavad kuulma, need kuulevad. Aga ma korra tekkis üks huvitav küsimus vahele, et miks sa arvad, et seda varju või tumedust on rohkem? Aga see on see maailm. On? Jaa. Okei. Aga kui me nüüd räägime natuke loomisest, et me korra sinuga põgusalt peatusime enne seda saadet, et läbi seksuaalenergia loomine, et mina ka hästi tugevalt usun, et tegelikult ongi loomeenergia on seksuaalenergia, me loome sellega ju uue elu ja kõik siia maale. Et kuidas sinu kogemus on, et ma tean, et sa lood kõike sellega, aga äkki sa jagad natuke? Ma olen mõelnud, et ma peaks siis tegema eraldi kursuse. Kuidas seksuaalenergiaga saada kontakti ja kuidas kasutada seda enda elu ülesehitamiseks. Seksuaalenergia on nii võimas energia. Ta on hästi kõrgesageduslik energia. Aga inimesed kardavad seda. Ja seksuaalenergia võib olla ka väga lõhkuv energia. Ta võib olla väga selline, mis teeb sind väga katki. Aga see on siis, kui sul ei ole kontrolli enda seksuaalenergia üle. Sellega võib kahjustada, aga sellega võib ka üles ehitada. Minul on väga teadlik kontakt oma seksuaalenergiaga. Mina läbi seksuaalenergia, läbi naudingute, jõuan kõrgematesse tasanditesse. Ma jalutan seal ringi, vaatan, mida minul vaja oleks ja maa peale tuua. Ja väga paljud asjad ma olen ju lihtsalt sealt kaasa võtnud, kas või näiteks külluse ja rahatarkuse. Ja mina arvasin ausalt, et nagu kõik saavad käia ja võtta, mis neil just vaja on. Nad teevad selle taotluse, see info sul tuleb, sa võtad need failid kaasa, sa pakid need siin lahti. Ma päriselt ma ei söö seeni ja ma ei tarbi mitte midagi, et lihtsalt see seksuaalenergia on, mul on ütleme, mul on hästi spetsiifiline seksuaalenergia, hästi suur, hästi võimas, hästi tugev ja inimesed tunnevad seda. Et kui mina astun ruumi sisse, siis see energia automaatselt, see sagedus muutub. Ja läbi selle seksuaalenergia, läbi selle teadlikkuse, ma olen tõesti üles ehitanud kogu oma elu, kogu oma koolitused, kogu oma vaimsuse, materiaalsuse, külluse. See on kõik võimalik. Ja näiteks kas või see sama rahatarkus, eks ju, või see külluse, materiaalsuse tarkus, et kui ma inimestele olen seda jaganud, siis nad ei tea seda, siis ma tundub, see on ju nii elementaarne, aga ma olen ka aru saanud, et need asjad, mis on minu maailmas nagu nii lihtsad, siis see on inimeste jaoks nagu mingi äratuskell, et nii on ka võimalik. Ja kõik see, mis puudutab naudinguid, see on ju, ma olen human designis järgi, ma olen manifestor, eks ju, kes teab. Mul on see kollektiivne, see kanal, mis on see must ja punane, nii teadlik, alateadlik, see on ülivõimas. Ehk ma kogun infot, ma töötlen selle läbi ja ma annan inimkonnale tagasi ainult parima, kreema de la kreema. Ja need inimesed, kes on käinud minu koolitustel või loengutel või vestlusõhtutel, mul oli alles neljapäeval Tartus VSPA vestlusõhtu, issand kui äge, saal täis müüdud kõik. Inimesed tulevad justkui nagu seksi pärast kohale, et õppida olema parem armatseja, ma räägin ju väga lõbusaid lugusid elust enesest, aga selle allhoovusena toimub hoopis midagi muud. Ja kuidas inimesed tunnevad ära iseenda elud, kuidas nad ohkavad sealt kaasa, kuidas nad hakkavad mõistma seda, et ma peangi võtma oma maskid ära. Ma peangi näitama oma hingeilu. Ma võingi erineda hallist massist. Me peame jõudma täna sellesse kohta, et te kõik logite lahti kollektiivsest alateadvusest. Kõik.
kõik indiviidid, kõik, te peate saama kõik majakateks. Ja siis see maailm läheb pusletükkidena kokku. Aga täna on tohutult palju kriise, täna on tohutult palju sellist üksteisele ära tegemist, kadedust, õelust, pahatahtlikkust. See on kohutav lihtsalt. Ja ma ei saa aru nagu nendest inimestest, kes on sellises kohas. Miks nad seal on, miks nad teistele liiga teevad, miks nad ise ennast hävitavad. Aga ainult katkine inimene saab teised katki teha. Ainult see inimene, kes ennast ei väärtusta, näitab teistele, et nad pole väärtuslikud. Ainult see inimene, kel puudub kontakt oma ilusa hingega. Ainult selline inimene suudab hävitada ja lõhkuda ja mitte kunagi luua. Nõus. Aga nüüd ma küsin, kas sulle see kontakt seksuaal, see oli juba väiksest peale, et ma tean hästi palju praktikaid, mida tehakse, et saada kontakti oma... Te ei kujutate, ma ei käinud kooliski, ma käisin lasteaias, kui minu unerannakud olid sellised nagu Erika Lusti filmid. Kes teab, kes on Erika Lust, siis ta mõistab. Okei. Nii et mina kogesin orgasme enne, kui ma ei olnud vahekorras ja ma kogesin neid hästi varakult, hästi unedes. Ma käisin rändamas juba siis ja kui mina ka täna lähen magama, siis seal on päris maailm. See, mis täna siin on, see on laenatud maailm. Me mängime kõik rolle siin. Ja vahest ma olen mõelnud nagu, mis toimub nagu, et kuidagi need liinid on nihkes ja siis sa näed, et keegi on nagu mingisugune, see on nagu Matrixi film, et keegi on nagu mingisuguse asja nagu justkui nagu valesti kokku kirjutanud, aga kui sa oled sellest kõrges sageduses, siis sa saad sellest mängust aru. Jaa, mulle meeldib ka mõelda, et see Matrixi film on natuke nagu dokumentaal. See on dokumentaalfilm. On oma selliste nagu veidi dramaatiliste lisanüantsidega, tegelikult on dokumentaal, on ju. Et vaadake seda filmi uuesti, et seal on väga palju vastuseid. Aga kuidas sa märkad oma koolitustel ka aja jooksul? Mina sellise lõputu optimistina ikkagi tahaks ju uskuda, et võib-olla minu enda väiksem ring, et mul on 10-20 inimest, keda ma rohkem tean nagu päriselt. Et need mulle kõik tunduvad juba, et on hoopis nagu kuidagi rohkem teadlikumad, ärganumad, et ma aeg-ajalt saan neid reality check'e kuskilt väljas sisse, et kuule, tegelikult sa elad mingis roosas maailmas, et see ei ole päris nii. Aga see ongi ju 2 paralleelmaailma nagu ju eksisteerivad korraga. Ongi ju madalasageduslik ja on kõrgesageduslik. Ilmselgelt Marge, sina oled kõrgesageduslik. Samamoodi mina. Ja nüüd ongi see koht, et aga see on sinu otsus valida, kus maailmas sina tahad liikuda. Ja nendest koolitustest rääkides ma olen nagu lihtsalt nagu nii tänulik. Mul oli teisipäeval üks eritellimusega koolitus, üks ettevõte, kus oli siis naised ja mehed kokku pandud. Koos oli neil teooria 2 tundi ja koos oli praktika. Need naised istusid, neil olid need Herbertid ees, meestel olid need naismulaažid ees ja kujutad ette, et olete koos oma töökaaslastega. Sa näed, kuidas sinu töökaaslane, raamatupidaja, meesterahvane, eks ju, vaatad, jälgid teda, kuidas see raamatupidaja naisterahvas õpib tegema lingamimassaaži. Ja vastupidi, sa vaatad, kuidas nagu töökaaslane meesterahvas õpib tegema naisele rinnamassaaži. Ja nad läksid lõpus ära sealt niimoodi, et neil olid helikopteri naeratused kõrvuni ja ütlesid, et sellist meeskonnakoolitust, see seob nagu selle tervikuks. See on nagu nii lahe, see on nii vabastav, see on nii humoorikas, see on nagu nii eluline ja mina usun, et sellel ettevõttel läheb järgmine aasta veel paremini kui see aasta, sest ütleme, et nagu, et nad järjest see inimese selline maksimaalne potentsiaal, see produktiivsus saab ju kõik sellest alguse, et meil on hea suhe iseendaga, oma kaaslasega. Nii et järgmise aasta majandustulemused on kindlasti sellel ettevõttel veel paremad kui sellel aastal. Ma usun ka. Aga ma mõtlen, kas 10 aastat tagasi veel ettevõtted ja kollektiivid ei käinud või juba siis käisid? Ütleme niimoodi, et siis oli minu koolitus, see on hästi huvitav, see on üks tore lugu, oli üks IT-ettevõte ja nemad tegid nagu justkui nalja ühele teisele nagu ettevõttele. Ja kutsusid siis mind, et tund aega loengut, nendel samadel teemadel, millega ma olin juba siis alustanud. Ja nemad arvasid, et nad teevad nagu sellise humoorika päeva neile, justkui nagu natukene ninanipsu. Aga see IT-ettevõte ise ei olnud käinud minu koolitusel. Nad lihtsalt oli kuulnud, et on Epp Kärisin, kes käib ettevõtetes ja ma läksin sinna hommikul, ma kujutad ette, seal oli üle 60 inimese, nad olid alguses šokis, eks ju, mis mõttes, appi, kuidas see võimalik kõik on ja see tagasiside oli nagu nii positiivne.
ja siis seesama IT-ettevõte, kes tegi justkui ninanipsu teisele ettevõttele, tulid ka ise koolitusele, sest nad said aru, et see ei olnudki nagu lihtsalt nagu naljakas, vaid see on päris elu. Ja väga paljud inimesed on ju suhtunud minusse, et ma olen mingi selline, aga kui need inimesed on jõudnud minuga ühte ruumi või näinud minu esinemisi või kuulanud minu podcast'e või tegelikult ütleme, kõige paremini saab aru minu energiast siis, kui olla minuga ühes ruumis. Teisiti see nagu nii hästi läbi ei tule. Ja siis see arvamus on ikkagi kardinaalselt teistsugune. Aga need inimesed, kes pole kontaktis oma seksuaalenergiaga, neile ma ei meeldi. Väga lihtne. Kes elavad oma vales minas, neile ma ei meeldi, sest ma ärritan neid ja minus ongi see pingerist. Ma panen kas inimesed arenema või endast eemalduma ja need, kes tahavad areneda, on minu läheduses. Ja tulevad minu koolitustele. Kas sa natuke jagad ka, näiteks mina olen oma kogemusest kogenud, et läbi seksuaalsuse on väga palju lihtsam jõuda ka enda sisemusse, et sa vaata nii autentne, aus, sa oled nii haavatav ja sa oled päriselt alasti, nagu igas mõttes alasti ja paistavad ju varjud täpselt samamoodi välja. Ma ei tea, minu kogemuses on see nii, et kuidas sa seda oled kogenud? No minu jaoks ma ei oskagi nagu seda seksuaalsust nagu niimoodi eristada, sest ma olengi seksuaalsus, ma olengi armastus, ma olengi naudingud ja see seksuaalenergia on minul nagu igapäevane. See ei ole see, et ma panen nüüd seksikapesu selga ja ma olengi nüüd, tunnen ennast kuidagi rohkem seksikamana või et minu seksuaalenergia on vabas voolamises. Ma teen kõiki asju hästi nagu, isegi veeklaasi, ma ei võta midagi suvaliselt või rohmaka, ma võtan, ma olen kontaktis ja ma joon. Et need on kõik see, et sa oled naine, sa naudid seda, et sa saad kõiki asju nagu, mul ongi naised öelnud, et kui nad on minu koolitustel, siis see minu plastilisus, see pehmus ja liikumus, minu kehast saab igalt poolt aru, et ma olen õnnelik, ma olen rahuldatud ja ma olen kontaktis iseendaga. Ja see, kui sa võtad, ma olen mõelnud, et ma ilmselt hakkaksin tegema uuesti naistele trenne, aga sellises teises võtmes, mis äratab nende naiselikkuse, nende seksuaalsuse, sest ma olen ju tantsuinimene. Ma ei tule ööklubist ära enne, kui tuled põlema pannakse. Ja ma tantsin nii, et ma saan ööklubist tantsides lihtsalt orgasme. Sest mu keha on nii lahtine, nii plastiline, nii pehme. Ma ei hoia ennast tagasi. Ja kui mina olen ööklubis, vabandust teised, kes satuvad samal ajal minuga kuskil ööklubisse, siis mul on vaja ruumi, sest minu see liikumine ja kõik see tantsimine, see on lihtsalt nagu see on ebareaalne. Ja ega ma ei pane teisi tähele. Mul on endaga jumala tore. Olen sind nii näinud. Väga ilust. Et ja ma läksin ju kõndima 9-aastaselt. Mis 9-aastaselt, vabandust, 9-kuuselt ja mul oli ka, tekkis terviserike sellest, mul tekkis puusanihestus, mul läks ju jalad täiesti kõveraks. Ma olin nii kõverate jalgadega, et kui ma kõndisin, siis ma koperdasin nende kõverate jalgade taha. Aga tants on olnud kogu aeg see rütmitaju ja see muusika. Ja ma mäletan, kunagi oli selline ajaleht nagu Meie Meel, mingi noorte ajaleht, kus posterid ilmusid. Ja ma olin kleepinud sinna ansambel Kaater oli siis nagu alustanud juba ja kõik need lahedad, kõik need esinejad, kes seal olid. Ja ma läksin alati koju 2 bussiga, ma tantsisin peegli ees kuskil 3-4-5 tundi, nii kaua kõik teised koju tulid. Ja siis, kui ma tulin Tallinnasse, oli kunagi Monika Sjomkina, kes oli siis otsinud omale nagu gruppi nagu tantsu, ütleme, tüdrukuid. Ja selles trennis oli rohkem kui 50 tüdrukut saalis. Ja mina jõudsin sinna trenni, ma nägin seda plakatit alles oktoobri lõpus, aga nad olid juba septembris trennidega alustanud. Ja siis ma läksin sinna proovitrenni, et kas nad võtavad mind vastu või mitte. Ja ma mäletan, et Monika Sjomkina tantsis ja ees ja mina tantsisin kuskil takareas. Ja see oli esimene laul oli ära, esimene pala, ta keeras ringi ja ütles, sina seal, tule tantsi minu taga. Ja kõik vaatasid, kuidas see võimalik on. Ja ma olin ainus tüdruk, kes võeti sinna tookord siis Klikitruppi vastu ja sealt minu selline tantsija karjäär sai tegelikult alguse. Ja siis oli üks hästi tore lugu veel, kui oli Veenus, ööklubi Veenus siiamaani minu koduklubi, te võite mind näha seal väga tihti. Ma käin seal tõesti tantsimas. Ja
ja selle Veenusega oli ka, et see oli üks, ma õppisin rõivadisaini Tallinnas, aga samal ajal ka tantsisin juba. Ja seal oli mingi go-go tantsijate võistlus. Ja siis mu sõbrannadki ka mine, eks. Ja ma võitsin ära selle. Ja ma mäletan nii toredalt, kui Monika tuli pärast seda minu juurde kuule, et kas tahaksid tulla Kaatrisse tantsijaks. Ja see oli mul niimoodi, et ma olin hästi nagu tegin talle. Ja kui Monika ära läks, ma olin niimoodi, oh my god. ja me ikkagi tantsisime Monikaga päris pikalt koos. Ja ega see tantsugeen on ju tõesti, ma arvan, et väga-väga varakult minu sees. Ja mida ma tahan öelda kõikidele naistele, mida plastilisema, mida liikuvam on sinu keha, seda võimsamaid, seda sügavamaid orgastilisi seisundeid sa saad, kui sinu puusad on kinni, siis sa ei jõua sinna. Ja see on minu mõte hakata edasi andma just seda puusatööd, just seda liikumist, sest igal naisel on oma naudingute nurk. Ja kui sa seda tead, siis sa oskad täpselt sättida ennast ja meest, et 2 pusletükki lähevad kokku. Ja see on ebareaalne. Ja ka mehed ja nende puusad. Kuidas mees liigutab ennast, kuidas see lihtsalt viib sind täiesti teise dimensiooni. Ja meil peab olema kehaga nii hea kontakt, et me ei häbene seda. Mina söön kodus hommikuti paljalt. Täna hommikul ma tahtsin ka nagu kaaslasena, et on see okei, nagu ütlesin, et ei, ma olen juba ära harjunud. Nii et ma naudin enda keha, ma naudin naiseks olemist, ma naudin enda seksuaalsust ja kui meil on kõrval õige kaaslane, sa võid nagu tunda, et sa oled nagu, sa justkui kõike tead, aga võt see just see õige kaaslane, just see õige pusletükk sinu elus. Ta toob sinust nähtavale veel midagi, mille olemasolust sul polnud mitte kunagi aimu. Ja minul on tunne, et täpselt täna elus nii ongi. Hästi ilus ja mul tuli nagu kananahk peale, et palun tee see tantsugrupp ka või nagu see õpe. Ma arvan, seda oleks kuidas ma tahaks, et kõik naised niimoodi julgeksid ennast puudutada. See on nagu wow. Seda Eestis ei tee mitte keegi. Ja sellise energiaga veel nagu minu sees on, säratab kõik naised üles. Palun tee. Ma teen selle. Ja ma tekkis üks küsimus, et kuidas sulle tundub, et me oleme siin varasemates saadetes rääkinud, et naised võib-olla täna natuke rohkem, kui ma ütlen ärkvel juba või tajuvad rohkem või meil juba läbi emaduse tekib seda, ma ei tea, see peentasandi tajumist rohkem, aga kuidas meestega on või näiteks sinu kaaslastega või tänase kaaslasega, et kui sa oled nii teadlik, sa oled niimoodi sündinud ja kõik inimesed ilmselgelt ei ole ärganud ja niimoodi sündinud, et kuidas sulle paistab täna, et kus kohas meie mehed on või kuidas naine enda olemusega saab ka mehes äratada seda ürgset meest? Mida avatum on naine oma hinge tasandil, seda rohkem avab ta meest. Mul eile lõppes meestekoolitus ja täpselt nii ongi. Et naised on väga paljuski teenäitajaks, võivad olla. Aga on ka selliseid suhteid, kus mees on teenäitajaks. Kõige olulisem suhtetasand on see, et me tunneme, et me oleme valitud. Meie oleme prioriteet. Meie jaoks on aega. Seal on lojaalsus, seal on turvalisus, seal on usaldus, seal on tähelepanu, seal on mõistmine. See on uue ajastu suhe. Need vanad suhted, kus mees võis naist alandada, öelda talle halvasti või ka naine meest alandada, öelda talle halvasti, ega selliseid naisi on ka, kes meestele liiga teevad. Ja ma ei väsi seda kordamast. Kõige keerulisemad suhted tulevad meile õpetama. Ma räägin seda igal võimalikul viisil ja moel. Number 1 asi. Armasta ise ennast. Väärtusta ise ennast, kehtesta enda piirid ja julge öelda ei. Ja kui sa saad selle enesearmastusõppetunni kätte, sul tulebki kaaslane, kes teeb sulle haiget, ta ütleb sulle halvasti, ta astub sust üle, ta ei austa, ta ei mõista, ta näitab kogu aeg, kui väheväärtuslik sa oled. See on sulle äratuskellaks. Kallis naine või kallis mees, tee silmad lahti. Sa oled väärtuslik ja imeline just sellisena, nagu sa oled nüüd ja praegu. Sa ei pea hakkama sulanduma, sa ei tohi lasta oma tiibasid kärpida. Ja see mees ja naine, kes on sinu hinge kaaslane,
ta toetab sind, ta on sinu jaoks olemas ka kõige sinu keerulisematel, pimedamatel hetkedel. Ja mida rohkem inimesed julgevad võtta maske eest ära, mul ei ole mitte ühtegi maski, minu käest on küsitud, milline Epp Kärsin kodus on. Ma olen täpselt samasugune pöörane, samasugune lustlik, samasugune vahetu, hästi aus, hästi siiras, hästi ka võiks öelda, et ma olengi näidanud ennast sellisena, nagu mina olen, ma olen ka haavatav. Aga samas läbi oma nõrkuse, see on ka minu tugevus. Sest ma jõuan inimestele nende südame tasandisse. Ja kui mina räägin, mul on emotsioonikeskus seotud kõrikeskusega, kui mina näiteks kirjeldan koolitusel või esinemisel, kuidas mees suudleb naist, siis terve saal, nad elavad seda iga ihurakuga läbi. Sest ma suudan selle nii peensusteni. Või kui mina räägin sellest, kuidas mees armatseks naisega või naine armatseks mehega, nad elavad seda iga ihurakuga läbi. Ja see on nagu miski, mis tuletab neile meelde, et see on kõik neis olemas. Aga lihtsalt see maailm on nii huvitavalt kokku pandud, ega ühiskond ju, õnnelik inimene on ju, see ju kõige parem on ikkagi, kui inimene tunneb hirmu. Yeah. Siis on teda kõige lihtsam manipuleerida. Minusugune naine oleks ammu juba tuleriidale tassitud teises ajas. Aga täna, mida ma teen, ma äratan üles mehed, ma äratan üles naised ja Eesti mehed on väga ägedad. Eesti mehed on tegelikult nii kiftid ja nii lahedad ja väga, väga võimsad, aga nüüd ongi see koht, et kas nad on läinud suhtesse õige kaaslasega. Meie suhe võib meid tõsta pilvedesse või panna meid tundma, et me ei ole mitte keegi. Aga mitte üheski suhtes ükski mees ega naine ei tohiks tunda selliseid tundeid. Mul on valus lihtsalt, kui mulle kirjutatakse või kui mulle helistatakse või kui ma teen nõustamisi, et ma tahaksin kõikidele paaridele öelda, et tehke oma silmad lahti, nagu avage oma südamed ja vaadake oma kaaslast läbi armastuse ja sa hakkad teda mõistma. Ja mehel ja naisel ei ole elus mitte midagi suurt ja tähtsamat, kui armastada iseennast ja armastada oma kaaslast. Ja ärge valige kaaslast endal selle järgi, et kui suur ja paks on tema rahakott. Vaid kui on päris armastus, siis küllus ja materiaalsuse te loote sinna koos. Yeah. Sest kui palju on neid kuldpuurist naisi, kes on rikaste meestega koos. Ja nad ei saa mitte kunagi ennast teostada. Ja see mees, kas ta päriselt nagu on ka enda hingeni kunagi jõudnud. Et see materiaalsus on meie elus oluline, me ei saa ilma selleta, aga see ei saa olla ainus elu mõte. Me ei võta siit kaasa mitte midagi. Ainukene, mida me kaasa võtame, on armastus ja oskus suhelda teiste hingedega läbi südame. See on see, mis meile jääb. Ja mulle ka tundub, et väga paljud paarid muidugi, kui satuvadki sellistesse suhetesse, on tulevad äratama. Et kui on kuskilt lukku mintud, on mingid lapsepõlve, mulle hästi meeldis üks konstellör kunagi ütles mulle, et 90% suhtes toimuvast, mis ei ole puhas ilus, on tegelikult kuskilt mujalt, et see ei ole seotud üldse sinu vastas oleva mehe või naisega ja kui seda hakata läbi nägema, siis minu arust iga suhe on selline kingitus, et kui seal on päriselt armastust taustas, see tervendab kõik ära, et absoluutselt kõik kohad tervendab ära ja mis seal võib juhtuda, et keegi satub, kui ei ole see teadlikkust, on näpuga näitamine, see hakkab hästi palju lõhkuma ja mõnikord lõhub nii kaua, kuni sa pead üles ärkama, aga kui seda kohe vaadata nii, et kuule, ma tegelikult ju ma olen nii tänulik sulle, et sa näitad mulle neid kohti, et nüüd ma saan terveneda. Just. Ja seal mulle tundub, et saab kõigest üle tulla. Ja näiteks seksuaalenergia ja näiteks kui ka rääkida sellest, et vahekorrad mehe ja naise vahel, et kui see seksuaalenergia on nii puhas ja nii võimas ja nii väekas, nagu ta algselt loodud on ja meil on sellega kontakti, siis on see kõige võimsam teraapia üldse. Seksuaalenergia tõmbab meid seisma jäänud emotsioonidest, ta puhastab meid raku tasandil. Aga nüüd ongi see, kas sa julged. Ja näiteks kui naine oma väga võimsates, sügavates, orgastilistes seisunites
tal tulevad mingid nutuhood või ta karjub või ta röögib või ta naerab, siis on see kõige võimsam puhastus. Teine energiakeskus, sakraaltšakra, meie tunded, emotsioonid, meie seksuaalsus. Kõik tunded, emotsioonid, kuhu me salvestame. Siia. Kõik, see piirkond. Ja on naisi, kellel on näiteks vahekorras valus. Ta läheb naiste arsti juurde, tal on väikesevaagna valusündroom. Arst vaatab läbi, mitte midagi ei ole. Aga seal on kõik energeetilised blokeeringud. Iga mehe öeldud sõna, iga tema tegu, iga tema lause, iga tema käitumine, iga tema silsad ja kõik asjad. Seal võib olla terve sinu lugu, 7 põlvkonda, mida sa endaga kannad. Ja see on sinu enda sees. Sinu ema valu, sinu vanaema valu, sinu vanaema valu. Ja nüüd ongi see teadlikkus, et kuidas sa selle vabastad. Ja seksuaalenergia, kui see on nii puhtast kohast, siis see tervendab naist ja see tervendab meest. Aga ainult lihtsalt, kui mees on pani ja naine pole teadlik, siis ei muutu mitte midagi. Selleks, et naine hakkaks tervenema, on vaja armatseda. Ja see armatsemine kõrgemal tasandil, teises sageduses, armastuse ruumis, see tervendab iga naise ja naised nutavad ja pisarad voolavad ja nad karjuvad ja nad röögivad ja see valu, mis sealt kõik välja tuleb, kõige sügavamatest kihtidest. Ma olen selle kõik läbi käinud ja ma tean, mis see tähendab ja see on päriselt olemas. Aga selleks peab mees naise võtma vastu kõikidest kihtidest. Kogu tema pöörasuse, tema hulluse, tema ebamaisuse. Ja selline mees, kes on suurem kui naine ise, et naine mahub kõikide oma tunnete, emotsioonidega tema sisse ära. Selline mees hakkab naist tervendama. Ja millise kingituse see mees veel vastu saab pärast? Ma olen sama kogenud seda nuttu ja seda vabast, hästi võimas. Ja et ka täna minu suhtes on see, et see on lihtsalt nagu, ma lihtsalt nagu imetlen iga päev. Ma olen lihtsalt nagu nii tänulik ja et kuidas üks mees võib nagu, ma ei pea mitte midagi selgitama, ma ei pea mitte midagi ütlema. Ta lihtsalt oskab mind armastada nii, nagu mitte keegi kunagi varem. Ja see tunne on lihtsalt nagu nii pühalik ja ma ei saa aru, kuidas on see nagu võimalik, et selline mees on olemas ja ma ilmselt nagu ka läbi ütleme sellise eelmise suhte, et kuidas sa jõuad sellisesse kohta, et sul tekib taipamine, et ma olen nõus ja valmis sellest lahti laskma, et ma armastan sind nii palju, aga see suhe ei ole täna minu hingesuhe. Ja on ju nii palju selliseid ilusaid lugusid, kui minnakse lahku nii, et jäädakse veel sõpradeks ja tulebki minna lahku siis, kui te suudate veel üksteist nagu väärtustada, et ei lõhu teineteist ära. Ja on ju inimesed, kes saavadki kokku mingitel kindlatel eluetappidel, need on väga kindlad, need on nagu mingisugused suhte selline nagu lukk, mis hoiab teid nii kaua koos, kui te õpite selle ära ja siis lasete kergusest teineteisest lahti. Et mitte keegi, mitte ükski mees ega ükski naine ei tohiks olla valusas suhtes, vägivaldses suhtes, nii vaimses kui füüsilises, sest me läbi enda suhte, kui meil on ka peres kasvamas lapsed, siis see lõhub ka meie lapsed ära. Näidake palun läbi iseenda kõige ilusamad suhet iseendaga ja oma kaaslasega, et olge eeskujuks. Jah, et ma ei tea, kas sa muga nõustud siin, aga ma olen alati mõelnud, et mõni suhe ei olegi määratud kestma, et meil on nagu natuke selline muinasjutulik, et esimene, et elu lõpuni on üks suhe ja põlvkond enda mind on olnud see, et me elasime kõik üle ja rassisime, siis vaatad, et võib-olla kui kurvad või kui nagu õelad on mõnede paaride vanemate suhtes. Silmad ju ei sära, neil sa vaatad neile otsa, sa näed, kas seal silmad säravad või mitte. Et mina olen ka lahku läinud ja ma tean, et meie saime täpselt kokku sellepärast, et meil sünniks selline imeline laps. Ja no parim lapse isa. Lihtsalt meie mehe naisena ei sobinud kokku. Sõpradena ideaalne. Lapse isana, no parimat isa oma lapsele. Ma ei oleks osanud tahta. Et see, kuidas nagu lapse suhe on oma isaga, see peab olema nii terve, sest läbi selle see laps ju valib endale tulevikus oma kaaslase.
ja see, kuidas isa hindab ja hoiab oma tütart, seda on nagu nii ilus vaadata ja see suhe on nii ilus ja puhas ja see on tähtis. Nii et valige omale mehed, kelle üle te olete hiljem õnnelikud ja tänulikud, et nad on teie laste isad või lapse isa. Nõus. Ja kui on õige hetk, tuleb ka lasta inimestel minna, et oleksid just. keegi õigemad mõlema jaoks, on ju. Ja see ongi nagu elu selles suhtes, me peame rohkem elu usaldama, lihtsalt rohkem usaldama. Ja ma nii soovin, et iga inimene, et kui ta hommikul ärkab üles, et tema hinges on kergus, ta läheb õhtul magama, ta on kerguses, ta on sõbralik, ta tunneb seda, et ta tiivad kannavad teda, et elu hoiab ja elul on kõigile meile parimad plaanid, lihtsalt usaldage elu. Ja kui sina ise ei märka, siis elu teeb kõik selleks, ta lihtsalt võtab mõne inimese, tõstab nagu malelaualt kõrvale, selleks, et saaks tulla palju parem ja sobivam versioon, mis sind toetab. Jaa. Või korra nüüd minna tagasi seksuaalsuse teema peale, et kuidas sulle tundub, et sina, ma olen käinud sinu koolitustel ka, et on erinevad massaažid, on erinevad teooriad ja praktikad, aga mõnes kohas võtta hästi see puhas seksuaalenergia, et kui sellega on kontakt, siis minu meelest ei kehti enam mingid reeglid, et seal on nagu kahe inimese vaheline mäng ja seal lähevad ju kõik piirid. Kuidas ma ütlen, kaovad ära, et seal ei ole ühtegi loogilist pidepunkti, kui nii võib öelda. Aga ütleme, et seksuaalsus ju tänases maailmas on ju hästi paljude jaoks rikutud. Ta on räpane, ta pole puhas, ta pole enam sellise sagedusega. Aga see tulebki sellest, et nendest asjadest ei ole räägitud. Ja ikkagi väga paljud mehed ju kasvavad üles pornosaatel. Nad vaatavad sealt pornos, naisi ei austata, neist ei peata lugu. Et naised on lihtsalt vahend, et mees saaks ennast välja elada. Aga nüüd tulebki see koht, et ma arvan, et mina selle 11 aasta jooksul koolitades üle 60 000 inimese, ma olen väga paljude inimeste elusid muutnud. Ja see seksuaalsus on kõige suurem kingitus inimesel üldse. Seda on ka öelnud paavst Franciscus, et seks on jumalate kingitus inimestele. Aga jumalad ei andnud kaasa õpetust, kuidas seksida nii, nagu nemad seda teevad. Enamus inimesed seksivad nagu loomad. Vahekorrad kestavad väga lühikest aega. Naised ei jõua naudingutesse. Naised teesklevad orgasmi. Eestis on nii palju ka seda, et ma arvan, et ka mujal maailmas, aga ikkagi see seksiteemad, need on tabuteemad. Ja mina teen, sellest saab minu elutöö, see on minu missioon, puhastada seksuaalsus algsele sagedusele, mis on ilus, mis on väärikas, mis on väekas, mis on jumalik, mis on loomine, mis on kontakt iseenda hingega, kontakt oma kaaslasega, sest kui me armatseme, siis me armatseme hinge tasandil. Kui me seksime nagu loomad, me ei pääse mitte kunagi nendesse sügavatesse kihtidesse. Me ei pääse mitte kunagi läbi nendest erinevatest tasanditest. Ja läbi seksuaalenergia on võimalik minna eelmistesse eludesse. Kui palju sümboleid, kui palju teadmisi, kui palju infot saan mina läbi naudingute. Kõik minu koolitused on minu enda kokku kirjutatud. Ma ei kopeeri mitte kedagi. Ma olen võtnud ja kõik selle nagu toonud, ma olen seda kogenud kõrgematel tasanditel. Ma tulen selle maisesse maailma tagasi. Ma praktiseerin ja ma saan aru, vau, see töötabki. Ja alguses mul oli tõesti tunne, et ma olen täiesti peas soe, et kuidas see võimalik on. Ja kui ma hakkasin tegema neid koolitusi, ma hakkasin jagama seda infot, siis see magnetiseerimine, see energia, mida mina endas kannan, mul on inimesed koolitustel, 0 turundust. Inimesed tulevad läbi selle, et ma ise kiirgan seda energiat. Ja kui, ja kui nagu rääkida sellest, et kui sa käidki oma hingekirjakoodi järgi, nii nagu mina, siis elu ongi lihtne. Elu ongi lust ja lillepidu. Aga me väga paljud oleme kasvatatud nii, et nii nagu Tammsaares, eks ju. See ei ole õige. Sa võid valida alati enda jaoks parima.
sa võid alati valida enda jaoks kergema tee. Ja minu elus on inimesi, kes on öelnud, et ei, et kui on ikkagi raske, siis ma hindan seda rohkem. Minu maailmas on nii, kui on takistus, on vale tee, astun kõrvale, leian teise võimaluse. Ja ei ole olemas tõesti lahendamatuid olukordasid. Ma leian alati lahenduse. Alati lahenduse. Ja kui on mingisugune väga selline valus koht, siis ma olen tänulik. See on minu õppimise koht. Ja kui on näiteks keegi inimene, kellele mina ei meeldi, see ei lähe mulle korda. Järelikult see inimene ei meeldi iseendale. Sest need inimesed, kellele mina meeldin, need armastavadki iseennast. Sest ma olen hästi selline, ma tean täna, ma olen nii teistsuguse energiaga. Ma räägin teistmoodi, ma liigun teistmoodi, mu keha plastika, kõik on teistsugune. Aga see on kogu see kompleks. Ja vaadake, kuidas elu on mind loonud hästi õrna ja haprana tegelikult. Aga see, mis on minu sees. See on justkui nagu varjutatud ja looritatud, et ma saaksin viia maailma tegelikult seda kõige võimsamat teaduse nihet. Ja ma olen seda vahepeal kõrvalt vaadanud ja sama mõelnud, et see on nii ilus, et seal võib jääda selline nagu, et naiivne isegi, vaata, ta on siuke naiivne. Ja ullike. Ja, et siuke, ja ma sain, see on täiesti geniaalne. Sellepärast, et nii ei saa mind takistada. Ja see on nii huvitav, et kui ma käisin Võhandu maratonil, eks ju, et no ütleme nii, et ma ju tean enda võimeid, ma tean enda väge. Ja ma teadsin, et ma sõidan selle läbi. Pole kahtlaski. Ja kui lahe oli see, et kui ma selle läbi sõitsin, et kui varem ilmusid kommentaarid nagu minu kohta hästi negatiivse, Epp Kärsin läheb Võhandu, onja. Siis pärast seda, kui ma Võhandu ära tegin, keegi enam ei kommenteerinud. Ja see on alles algus, sellepärast, et ega ma ju tean, kes ma olen. Lihtsalt ühiskond on pidanud küpsema, et minuga harjuda, aga väga palju on tulemas. Sest see, mis minu seest lahti pakib, ma olen alles liikumas enda tegelikult oma päris väesse. Ja ma näen seda, kui inimesed käivad nõustamistel, kui nad käivad hingealtari puhastusel, kui ma nagu aitan neil leida uuesti kontakt sellega, kes nad päriselt on. Et see inimese hingehaltar, hingehaltar, see on sinu väekoht, kus sa saad käia laadimas, kus sa saad kogu oma info, aga enamus inimesed ei tea selle olemasolust, nad pole seal mitte kunagi käinud, nad on selle ära unustanud. Ja need on nagu nii ilusad avanemised ja need on nii võimsad lood ja mitte keegi ei ole mulle seda õpetanud, et see tuli mulle ka samamoodi, see lihtsalt mulle anti see, palun, hakka sellega tegelema. Ja ma olen nüüd teinud seda aastast 2021 ja need inimesed, kes on jõudnud minuni, nad on valmis muutusteks. Teisiti see pole. Ma ei ole seda suurelt reklaaminud, kodulehel mul on see üleval, eks, et saab nõustama tulla. Aga ma olen kuidagi usaldanud elu, et ma ei ole tavaline terapeut. Ma ei ole terapeut paberitega. Mul on hoopis teine sagedus, teised teadmised, mida ma jagan ja see viis, kuidas ma inimesi südame tasandil lahti võtan. Mulle ka tundub, et ma olen nii palju rääkinud ka enda tuttavatega ja sarnased, kellel on, vaata, meil on kõigil mingi kingitus siin. Mina usun, et kõik inimesed on kingitused ja kui nad on ise endas, me toome alati siia mingi kingituse. Ja ma olen ise ka mõnikord, et minu meel on tahtnud ka panna mõne asja pakendisse, et võib keegi küsib, et kus sa õppisid seda ja siis ma mõnikord olen mõelnud, kust ma õppisin. No sealt anti kaasa. Tuleb. Ja see ongi nii äge, et mul on nii ilus, nii hea meel kuulata, et mida rohkem tulebki seda ehedat seda ja keegi täpselt sinu moodi julgeb sellega hästi ja avalikult ja kõvasti välja öelda, et mul ei pea olema ühtegi haridust kuskil klassikalises mõttes. See on, ma ei kõrgem. kahjusta mitte ühtegi inimest. Ma ei kahjusta mitte ühtegi inimest ja ütleme, oma töös ma ju tegelikult küll kasutan ka teaduslikke artikleid, ma loen ikkagi väga palju, ma olen nad põimunud läbi holistilise maailma ja läbi nagu sellise kehameele taipamiste ja siiamaani mitte ükski inimene pole tulnud koolituselt järgselt, et ma soovin raha tagasi. Vaid vastupidi, nad ütlevad, see on elu parim investeering. Ma oleksin soovinud palju varem jõuda ja ma ju ei õpeta inimesi niimoodi ainult seksima või armatsema, vaid ma toon nad lähedale iseendale.
kus nad julgevad vaadata nagu päriselt iseendale silma ja küsida küsimusi, õigeid küsimusi. Et ärge kartke nagu neid küsimusi iseendalt küsida, sest ainult läbi õigete küsimuste me saame nagu vastuseid. Aga paljud inimesed, näiteks minule tohutult meeldib enda sisemaailmas olla. Ma võin olla vaikuses 5 päeva kodus, kamina ees, juua oma uuga-puuga kakaod, käia rännakutes ja selles vaikuses ma olen loonud väga palju uut. Ja samuti sellest naudingutes, et ütleme, see on nii puhas kanal lihtsalt, mis sel hetkel avaneb. Ja see, kuidas sa tunnetad iseennast või oma kaaslast, see on nii teine sagedus, teine tasand. See on see, et sa oled olnud võib-olla varasemad, näiteks on inimesed võrrelnud, et enne mind nad olid justkui kogu aeg sõitsid turistiklassis. Ja nüüd peale koolitust, neid praktikaid tehes, nad on äriklassis ja tagasi teed sinna turistikas enam ei ole. Sest sa oled kogenud sellist jumalikku naudingute olemust, mis on meie hingele kõige suurem pai, kõige suurem hingepalsam üldse. Jah. Mul on üks hästi praktiline küsimus. Ma nüüd kuulasin sind tükk aega ja mõtlesin, et kui sina armatsed ja lähed teise dimensiooni tooma seda informatsiooni alla, et kas su keha teadvus jääb alles või sa vahepeal lähed ikkagi täiesti kehast minema? Ma ikkagi nii, et kaaslane saab ka aru, et mind ei ole siin. Ta ütleb, et ma tajun need kohad ära, kui sind ei ole. Ja see võib kesta vahest väga pikalt. Et alguses oli see võõras, eks ju, ka iseendale, aga täna ma tean, et see ongi ainus viis. Sest täna ma olen veel inimene, siis ma mõtlen, miks inimene peab sööma ja magama. Ma arvan, et kui mul kaaslane hommikul süüa ei teeks, siis ma lihtsalt ei sööks, siis läheb mul lihtsalt meelest ära. Aga et inimeseks olemise juures on väga oluline see toit, mida me tarbime ja mina söön ülitervislikult. Ma hoian oma sageduse nagu ka läbi toidu, et ma ei suuda süüa mingit jama. Ja minu toit on ülimaitsev. Ma ei söö küll palju, aga ma söön alati väga nagu kohaloluga. Ma naudin sööki, ma naudin igat nagu ampsu ja ma olen hästi tänulik selle eest, et ma saan olla täna inimene, mitte hing, kes käib lihtsalt läbi seinte. Ja mulle ka tundub, et see kingitus keha näol on ju, vaata kõik need lõhnad, maitsed, see seksuaalkogemus, et see on ju tegelikult... See on hoopis midagi nii erilist ja sellepärast iga inimene võiks mitte võtta ennast iseenesest mõistetavalt, vaid saada ka aru, et sul on hing ja see, et see hing saaks maa peal toimetada, et ta saaks ellu viia oma missiooni, miks ta siia tulnud on, sa pead hoidma enda keha. Ja mina olen hästi nagu teadlikult, hästi noorelt, ma pole ennast hävitanud. Ma joon ülivähe alkoholi, üliharva ja ka kõik selline nagu ennast hävitavad mõtted. Ma armastan ennast nii palju, ma räägin enda kohta ainult ilusasti. Ma ei kritiseeri ennast mitte kunagi. Ma imetlen enda keha. Ma võin riided ära võtta, ma olen täpselt sama ilus kui riietega. Eest, alt, pealt, külje pealt, igalt poolt ma imetlen ennast. Ja iga naine, kui ta imetleb ise ennast, te hakkate särama, teie mehed hakkavad teid imetlema. Ärge kritiseerigi ise ennast, ärge öelge enda kohta halvasti. Kontrollige enda mõtteid. Me saame selleks, mida me endale ütleme. Ja need ilusad mõtted tulevad sellest, et ma ütlen, et mida ilusam on sinu hing, seda ilusamat elu sa siin maa peal koged ja lood. Seda ilusamad on sinu suhted, seda tervema on sinu maailm, seda kaunimad on sinu võimalused selles elus. Et see hinge ilu, see sinu hing on nii suur kingitus, et hoidke seda. Ja ärge tehke oma hingele liiga ja kuulake oma südame häält. Mõistus, teate, see mõistus on jah vajalik, aga ei saa kunagi elus olla nii, et mõistus läheb ees ja süda longib järgi. Süda peab alati minema ees ja mõistus läheb järgi. Mina olen hästi südame tasandil elanud väikesest peale. Ma olen olnud täiesti pöörane, ma olen teinud selliseid otsuseid, et lihtsalt mu vanemad on 2 käega kinni hoidnud või mu sõbrad või mu elukaaslane, aga nad kõik on aru saanud. Mind ei ole võimalik nagu kuskile raamidesse panna ja minu puhul on lihtsalt see,
lihtsalt armasta, tingimusteta ja lihtsalt mõista. Ja kõik. Ja nii lihtne Ja ongi. nii lihtne see ongi. Nii ilus. Ja mulle jääbki praegu siit ka kõlama just see enesearmastus. Ma arvan, et see on enamus asjade võti. Ja ma tahan sügisel ikkagi, ma teen selle kursuse ära naistele. Ma teen selle kursuse ära. Ja see kursus on mul tegelikult kokku kirjutatud. See on lihtsalt niimoodi kanaldatud. Kui ma seda kokku kirjutasin, mul lihtsalt pisarad voolasid. Ja ma sain nii palju infot, et kuidas aidata naisi, et kõik naised, kes tulevad, ütlevad, Epp, sa oled nii äge. Ma olen kõigile öelnud, kas sa saad aru? Sa oled täpselt sama äge naine. Aga võta need maskid ja unusta need hirmud, piiravad uskumused. Need piiravad uskumused hoiavad meid nii palju tagasi. Ja ma tahaksin anda naistele, et nad näeksid iseennast sellisena, kes on nad päriselt. Ja see kursus seda kindlasti teeb. Seal on kõike. Seal on minu uuga-puuga maailm. Seal on kõik need minu imerituaalid. Seal on kõik see tants, kõik see, mida mina ise endale teen. Naisen olles ja imelise hingena siin maa peal olles. Et ma jagan seda maailma täiesti. Ma soovin, et iga naine hakkaks ärama majakana. Ma arvan, et igaüks tunnebki enda osa ära, et me oleme ka kõik nii unikaalsed. Ja igaüks saabki võtta selle koodi just see, mis temal aitab selle puuduva pusletüki panna enda pilti. See, mis temal just oli vaja. Ja, sest muidu oleks ka väga igav, kui ma oleks kõik ühtemoodi nagu robotid. Ega ma ei ütle seda, et nagu kõik te saate samasuguseks nagu mina, aga vastupidi, mina oma olemusega tuletan teile meelde, kes olete teie. Ja, ma usun ka, et kui keegi on käinud seal enda teed, siis ta tuletab kõrvalt meelde teisele ka tema tee on ju. Ja näiteks see koolitus, näiteks naine tunne oma keha, ma olen kõikidel naistel, see on number 1 koolitus. Tulge sinna koolitusele. Miks te tulete esimesena suuseksi koolitusel? Miks te tulete esimesena lingamimassaaži koolitusel? Sina oled number 1 ja alles siis tulevad muud asjad sinna juurde. Nii et ma kindlasti arvan, et selles ühiskonnas täna on mingisugune murrangulised muutused, et me vanat moodi enam ei taha ja uut moodi veel päris ei oska, see on nagu selline üleminek, aga see ongi see, et sa vajad ainult usaldust ja kontakti iseenda kõrgema minaga. Ja seal on sul kõik vastused olemas. Kõik. Ja hoidvaid inimesi ka ümber. Ja. Mina tunnen ka seda, et vähemalt minu puhul kehtib see, võib-olla ainult manifestori energiaga seda ei ole, aga olles manifesteeriv generaator, mina vajan aega, et ka seda, et mul on peegeldid ja ümber hästi sarnase maailmavaate või sagedusega inimesed, et ei, mina näiteks ei loe uudiseid juba, ma ei tea kui kaua aega, mul pole 15 aastat televiisorit olnud, siis ma hakkasin lihtsalt järjest märkama, et mis mind tõstab ja mis viib nagu alla, on ju, et jah, see inspireerivate inimestega koos olla või enda ümber ka, mina kutsun küll üles, et vaatame enda sõprusring ka mõnikord üle, et ei pea olema sõber oma põhikooli sõpradega, kellele võib-olla meeldibki, ma ei tea, reede õhtul palju, ma ei tea, veini juua ja meestestaga rääkida, et kui see ammu enam ei kõla, ei ole ju vaja olla. Ja just, see on huvitav, et selline nädal on hästi palju olnud seda, et need inimesed, kellega ma olen kokku puutunud, lihtsalt, et nad tulevadki rääkida, nad on väsinud sellest, et nagu mingitest lähevad seltskonda, seal kritiseeritakse teisi, räägitakse selja taga, et miks niimoodi on. Ja mina mõtlen oma sõprade peale, kui me saame kokku, me räägime enda asjadest. Kuidas sul on läinud, aga tead, kuidas minul on läinud, eks ju. Ja meil ei ole seda teised, vaid igaüks on keskendunud ise endale. Ja see on minu arust nagu elus väga tähtis. Ja see ei ole egoism, et ma nagu räägin endast või ma nagu sean ise ennast esikohale. See on elu terve enesearmastust. Kui mina ennast ei armasta, kes siis veel mind armastab? Absoluutselt. Ja sealt saab kõik muutused saavad sellest alguse. Ja ka see, et sa usud, et sa oled parimat väärt, sa oled armastust väärt, sa oled küllust väärt, materiaalsust, vaimsust, tarkust, intellektuaalsust, emotsionaalsust, tundeid, sa oled sina. Võta ennast vastu sellisena, nagu sa oled. Ja ära püüa nagu sobituda. Ja ärge laske ennast mõjutada teiste arvamusest. Täiesti ükstaspuha, kes mida kuskil arvab. Kui minul oleks see korda läinud, ma ei oleks täna siin. Ma olen läinud, ma olen ujunud vastuvoolu. Täiesti vastuvoolu. Ja ma olen ülitänulik, et minu pere on mind alati toetanud. Mitte kunagi hukka mõistnud, aga alati mõistnud. Ja see on väga suur kingitus. Ja
aitäh sulle, siin ongi nii ilus lõpetada selle enesearmastusega ja teiste inimeste armastusega ja et paari suhtes oleks ka üksteise austamine. Ja mul on kingitud. Oi, Ma eile kinkisin selle ka oma ühele väga heale sõbrannale, kes ei teadnud veel, et see mul on olemas. Aga siin, kui me räägime sellisest enesearmastusest, siis see on maagia. See on lihtsalt ebareaalne maagia. Marge, kas sa tead, et need on minu loodud tooted? ma tean, et sa oled loonud tooted. Ja need lõhnad, mis siin sees on afrodisiaakum, aga sellest kõige tähtsam on see, et siin on sees minu vägi. Seal on sees minu armastus, need retseptid on minu loodud ja need koostisosad on looduslikud. Ja need naised, kes on hakanud neid kasutama, sinu maailm muutub. Ja see sool puhastab meid energeetiliselt ja see kreem, kui äge on see, et kui sa käid duši all ära või vannis ja sinu enda mees kreemitab sind. Ma annan selle ülesande edasi hea meelega. Ja ilus armas kotikene ka. Ja siis on sinu enda sõpruskonnale on ka külal nagu kaardid sellised. Armastus 20 annab siis koolitusele -20% ja kehtib kuni 31.07. Ja kes on nüüd saate vaatajad, siis see sama kood armastus 20 kehtib ka teile kuni 31.07. Nii et saate tulla Lingami jooni naine tunne oma keha ja suuseksi koolitus meestele, naistele, et olete oodatud. Aitäh sulle. Nii tore. Sära ikka nii edasi. Mulle nii meeldib. Aitäh. Ja et kõik säraksid. Ja kui me ise kanname kõrget sagedust enda sees, siis me tegelikult mõjutame ka neid inimesi, kes on meie ümber. Ja armastuse sagedus on kõige kõrgem, kõige puhtam, kõige väekam, kõige loovam. Armastage iseennast ja armastage teisi. Ka neid, kes teid ei armasta, saatke neile valgust ja armastust. Ja see on ka nii ilus. Aitäh sulle. Aitäh.